tere, tere! Mina olen Raido ja täna räägime sellisel päevakajalisel teemal nagu enesekindlus ja siis kuidas olla enesekindel just sellisel ajal, kus tegelikult ebakindlust on nagu hästi palju. Kus iganes ja millal iganes sa seda videot kuulad, siis tunne ennast mõnusalt, võta endale midagi head juua, võta endale midagi head süüa, kui sa seda soovid. Säti ennast mugavalt istuma või kui sa seda teed ka jalutades või muud sporti tehes, autos olles, siis tunne ennast mugavalt, tunne ennast nii mugavalt, kui sa vähegi enda heaks teha saad. Ja kui sa vähegi saad, siis võta endale selline märkmepaber, kuhu sa saad mõningaid asju aeg-ajalt ka kirja panna. Et ega ikka teisi kuulates tuleb endal ju häid mõtteid ja ka mingid väiksed harjutused, mida ma siin sul teha palun, siis kui sa neid teed, siis sa saad lihtsalt siit sellest tänasest meie vestlusest enda jaoks midagi rohkem kaasa. Ja enne kui me alustame, võib-olla mõtlegi selle peale, et kuidas sa ennast hetkel tunned. Ja noh, kuna tunne on alati selline subjektiivne, siis tihti näiteks coach'id ja muud sarnased kasutavad hästi sellist skaala küsimust, ehk siis kui sa pead vastama, kuidas sa ennast tunned. Üks on see, et ma tunnen ennast võrdlemisi kehvasti, akud on peaaegu tühjad ja 10 on see, et on ülim enesekindlus, akud on täis laetud ja ma olen valmis tegema kõike, mis elu ette toob. Ja kui sa seal skaalal ennast hindad, sa annad natukene sellele tundele kuju, sa saad sellest natukene paremini aru, sa pead ikkagi mingi numbri sinna panema. Et jah, et kus sa täna oled sellel 10 palli skaalal, kuidas sa ennast tunned ja meie põhiline eesmärk on ju alati tekitada sulle teadmatust, tekitada või luua sulle teadlikkust, tõsta sinu eneseteadlikkust ja läbi selle siis elada mõnusamalt ja teha tegelikult paremaid otsuseid ja see on see põhiline eesmärk. See on ka tänane eesmärk. Kui sa oled ennast nüüd mugavalt sisse seadnud, tunned ennast hästi, siis hakkame teemaga vaikselt pihta. Enesekindel navigeerimine ebakindlal ajal. Miks just selline pealkiri? Võib-olla väga lihtne, et enesekindel on ju olla väga lihtne, kui kõik asjad on hästi. Kui mul on tööl, kui mul on töö, kui mul on tööl kõik asjad hästi, kõik asjad jooksevad. Mul on pere ja lähedastega kõik hästi. Mul endal tervisega on kõik hea. Minu ümber nii lokaalses mõttes kui suuremas mõttes on kõik asjad hästi. See ei ole kunst olla sellisel ajal enesekindel, elurõõmus ja tunda ennast hästi. Ma usun, et väga paljud saavad sellega päris hästi hakkama. Aga sellel hetkel, kui tekivad väljakutsed, tekivad probleemid, siis hakkab see tegelikult rolli mängima, et kuidas ma siis enesekindlaks jään. Kuidas ma siis jään enesekindlaks, kui asjad lähevad nihu. Ma lähen töö juures esinema ja minu esinemine läheb metsa. Ma ei oska seal küsimustele vastata, kui minu käest küsitakse, vastan valesti. Mu närv on nii suur, et ma ei jäta seal mingisugust sellist enesekindlat muljet. Mul on lähedastega probleemid. Äkki mul on mingid terviseprobleemid ja nii edasi ja nii edasi. Et sellistel hetkel, kui asjad lähevad nihu, sellisel hetkel, kui meie ümber on kaootilisust, me räägime sellel hetkel, kuidas sellisel hetkel olla ise enesekindel. See on see, mis meid tegelikult huvitab, meid
me täna ei keskendu sellele, et kuidas olla rõõmsal ajal, kuidas olla siis enesekindel, kui kõik on hästi. ma arvan, et selle osas sa ei vaja ka tegelikult väga uusi mõtteid, sest see tuleb ju sul hästi välja. ja üks osa sellest on kogu see infoküllus, mis meie ümber tänapäeval hästi palju on. Inglise keeles on üks hea väljend, mis ütleb, et meil ei ole täna probleeme informatsiooniga, but we're having problems with lack of wisdom. The lack of information is not the essence, lack of wisdom is. siis kuidas leida sellest infomürast, ma ei räägi ainult sellest internetis olevast kättesaadavast infost, vaid ka valikutest ja võimalustest, mis meil täna on. kuidas selle info keskel jälle jääda endaks, tunda ennast hästi ja hoida seda mõnusat rahulolu. see on meie tänane teema. ma väga palju endast ei räägi, kuna see aeg on puhtalt sulle. ja see, et sa siit värskeid mõtteid saaksid või ka mingeid mõtteid, mida sa pole ammu mõelnud ja saaksid värskendust. kahe lausega. mina olen siis teinud läbi sellise tsükli, kus ma olen olnud ehitusobjektil tööl. alati mul tuleb meelde, kui ma seda mõtlen, siis ma olin tööl keset suve, kus oli Eestis see mõnus kuumalaine. ma olin metsatee ehitusel ja seal olid suured parmud ja me tegime seal truupe, need suured torud, mis sinna teede juurde lähevad. seal oli palav, seal oli lisaks parmudele kõik muud elukad, kes Eesti metsades on, kes sind hammustavad ja mina ei nautinud seda. ja kui ma räägin tsükli läbitegemisest, siis tegelikult see teine osa tsüklist, kus ma välja jõudsin, oli siis nii-öelda meeskonnajuht, kellel on üle 200, 216 äkki oli see tippaeg mul nii-öelda inimeste poolest lihtsalt. üle 200 inimese, kes on siis otse, vaid kes on minu siis tiimis olnud. ja noh, selles mõttes ma olen selle tsükli läbi teinud, et noh, sellisest lihttöölisest kuni siis juhtkonda välja. ja kõik, mis me täna räägime, peegeldub minu enda kogemuste baasil. niisama ilusaid väljendeid ja loosungeid me siin ei loobi. räägime asjast nii, nagu ta minu arvates on. ja täna tegelen juhtidega. tegelen ka inimestega, kes soovivad just seda selgust oma elus saada, kas siis otsuste tegemisel, eesmärkide seadmisel, millel iganes. ja loomulikult siis need süsteemid, et vabandust, süsteemid saavutamiseks, et iga asi juhtub tänu süsteemidele, et lihtsalt käed taskus minema hakates palju asju juhtuma ei saa. ja ma usun tõeliselt otsustesse, päris otsustesse, mis elus teha ja mis meid ka edasi viivad. hakkan minema. enne kui me läheme siia sisse, siis selleks, et enesekindlusest rääkida ja räägime sellest siis, et kust tegelikult see ebakindlus tuleb, ehk siis see mündi teine pool, kust meil tuleb ebakindlus. ja ebakindlus tegelikult laias laastus tuleb kolmest kohast. millegipärast ma täna hästi palju haigutan. 3 põhiplokki. väline ebakindlus. kõik, mis meil toimub kuskil ümber, alates geopoliitilistest väljakutsetest, mis on täna väga tugevalt pildil olnud juba aastaid. siiamaani ka, samamoodi ka majandus. mis juhtub majandusega, kas meil on hea aeg, kas meil on halb aeg, nii-öelda. kliimani välja, kus ma ei tea, kliima kontekstis hästi hea näide mul oli klient, kes
müüs tooteid, mis on suverõivad olid temal konkreetselt ja kuna eelmine suvi oli kehv, siis tema müügid olid viimase 10 aasta kõige kehvemad üldse. Jällegi kuskilt väljaspoolt tuli mingi asi, mis seda ebakindlust tõi. ja, ja kõik muu veel juurde siia, inimeste teised käitumised, kuidas keegi, kas mulle elab keegi kaasa, kui ma lähen uuele töökohale, mul ei ela keegi kaasa või ta ütleb, et sa saad nagunii hakkama või see, et sa saad seal hakkama. Need kõik meid mõjutavad. Siis on see sisemaailm. Kui palju ise mina siis ennast üldse näen, kellena ma näen, kas ma näen ennast pigem võitjana või ma näen pigem sellisena, kellel pigem on selline, teda saadab ebaõnn, on tihti öeldud, kes arvab, et ta eksib. Kõik eksime, aga mõni jääb sinna hästi kinni. Kuni kõige muuni välja, et me võtame erinevaid asju enda sisse vähemal või rohkemal määral ja see mõjutab ka meie siis nii-öelda sisemist kindlust. Ja loomulikult, nagu te näete, siis mina olen siin mitu korda haigutanud, võib-olla tõenäoliselt haigutan täna veel. Uni, stress, kõik üksildus, kõik asjad, mis meil veel tegelikult seda kompotti mõjutavad. Ja ebakindlus tegelikult see kõik kokku võib väga palju võimendada. Näiteks majanduses on kehvad ajad. Ma olen töö kaotanud selle tõttu. Lisaks sellest, kuna minu sisekõne räägib seda, et ega tegelikult ma ei olegi väga väärtuslik. See lisab veel juurde ja kui mul on väline ja sisemine, sealt tuleb veel see, et ma olen mingi aja üksi, magan kehvasti, olen stressis. See kõik kokku annab väga suure jõu siis nii-öelda siia sellele, et ebakindlus oleks kohal. Et jah, see on nagu see. Teab, mis täna toimub. Nagu ma ütlesin või palusin sul alguses, siis mis on sinu see esimene mõte, mis sul pähe tuleb, kui me hakkame siis rääkima sellest, et me selle ebakindluse teeme enesekindluseks. Mis sul esimesena pähe tuleb? Ja kui sa ei soovi seda paberi peale kirja panna, siis kirjuta mõnele sõbrale või kirjuta mulle. Oluline on see, et sa paneksid selle kirja. Üks asi on mõtlemine. Teine asi on see, et sa saadad ajuga, saadad oma kätte päris signaali, pane see asi kirja. Sellel hetkel see mõttepilv saab päriselt mingi kuju. Kui me räägime nüüd sellest, et sa oled oma asi kirja pannud, mida siis mina täna siia vestlusesse toon, siis nagu ka see ebakindluse tekkimine on võrdlemisi lai pilt, on ka enesekindluse tekkimine võrdlemisi lai pilt. Aga ma tõin teadusuuringutest, kus on spetsialistid, päris spetsialistid neid asju uurinud ja ma tõin see välja 3 põhilist, kust tuleb siis see enesekindlus. Number 1, nad ei ole tähtsusjärjekorras, aga siin kontekstis number 1. Mul on mingisugune tähenduslik eesmärk, mingi asi. Inglise keeles on see purpose või mission, mis mulle väga ise meeldib. Ma toon see näite juurde, et ütleme, et meil on 32-aastane naisterahvas, nimeks on Mari ja ta on koolis õpetaja ning nagu koolis ikka ressursse on vähe. Ta tahaks laste heaks palju rohkem asju ära teha, aga lihtsalt ei ole ressursse, ei ole raha osta seda, toda, minna sinna, teha seda. Aga Mari teab, et ta soovib aidata igal lapsel ennast väärtuslikuna tunda. See on tema tähenduslik eesmärk. Ja see, et ressursse on vähe, kohati väga vähe, see on küll kehv, aga see annab talle selle, see tema suund annab talle selle, et mina teen seda, ükskõik mis need olud on.
see on minu eesmärk, ma aitan sellel lapsel, kellel võib-olla ei olegi kedagi teist, kes talle ütleks, et kuule, sina oled väärtuslik. mina aitan seda teha. ja see annab Marile selle enesekindluse, selle tahte, selle jõu. hoolimata sellest, et võib-olla see süsteem ei ole nagu täiuslik. teine punkt enesekindluse all on siis mõju. ehk siis ma saan midagi mõjutada. minust sõltub midagi, minust oleneb. ja noh, siinkohal ma võin tuua, võtame Jaanuse. Jaanus on 43 aastat vana ja ta on juht, kes tegelikult ei kontrolli tippjuhtkonna otsuseid. ta on keskastme juht, tal on oma väike tiim. aga ta ei kontrolli seda, mis tehakse vabandust, me kõik oleme inimesed, vahel lihtsalt tuleb aevastus peale. Jaanus ei kontrolli tippjuhtkonna otsuseid. ta ei kontrolli ka majanduskeskkonda. mida Jaanus kontrollib, on see, et tema tiimis need 6 inimest, need inimesed ei oleks üksi. ta võimaldab neile aega üks-ühele vestelda, ta loob tiimitunnet, et need inimesed tunneksid seal ennast hästi. Nad tunneksid ennast turvaliselt, usaldatuna ja julgustatuna. see on see, mida saab Jaanus mõjutada ja ta keskendub sellele, selle asemel, et keskenduda sellele, mida ta mõjutada ei saa, et jälle mingi selline otsus. ehk siis mõju on see teine punkt. ja väärtus on kolmas. ehk siis, mis see väärtus on tegelikult, on see, et ma olen väärtuslik ka siis, kui ma olen selle töö kaotanud. ma olen väärtuslik ka siis, kui ma testi läbi kukun. ma olen väärtuslik, kui ma ka midagi ei tee, sest mina olen ise väärtuslik. ülihea näide on Kobe Bryant, üks Ameerika korvpallur, väga hea korvpallur, üks läbi aegade kõige paremaid korvpallureid. ja kui tema käest küsiti, kahjuks teda küll ei ole enam meie seas. kui tema käest küsiti, kui ta oli karjääri lõpetanud, et mis oli siis see, mis sind pani sellise tööeetikaga kõik need aastad, aastakümned tegutsema. siis ta vastas. kui ma olin oma esimestel korvpallimängudel elus üldse, siis mu isa ja ema nii toetasid mind. ja mu isa ja ema ütlesid mulle, et kas ma viskan mängus 0 punkti või ma viskan 60 punkti. me armastame sind igal juhul. ja Kobe ütles, et see oli midagi, mis saatis teda terve elu. selline hästi tugev armastuse süst. ehk siis sina oled igal juhul väärtuslik, sõltumata sellest, kas on kuskil koondamised, kas sul äril läheb hästi, kas keegi on sulle kuskil halvasti öelnud ja nii edasi. sa oled väärtuslik, punkt. seal ei ole mingisuguseid tingimusi, seal ei ole mingisuguseid konkse, mingid lävendid, mida sa selleks tegema pead. sina oledki väärtuslik. ja Allole tsitaat võtab väga hästi kokku just selle, et enesekindlus ka kaugemale vaadates ei ole see, et ma tean, mis juhtub, ma lähen ennustaja juurde, ma saan teada. ma valmistun kõigeks, ma kontrollin kõike. vastupidi. enesekindlus on see tuleviku kontekstis, et ükskõik, mis tuleb, las ta tuleb. aga sa tead, et sina saad sellega hakkama, sa tuled sellega ilusti toime ja sa oled väärtuslik. ja nii on. jätame selle meelde ja läheme siit ilusti edasi. ja kuna see teema on võrdlemisi lai, kogu see enesekindluse temaatika, siis täna võtame fookuse sellele esimesele punktile
ehk siis selle, et mul on tähenduslik eesmärk. Need teised saavad ka puudutatud, kuid see põhiline fookus läheb sellele esimesele punktile ehk siis suuna olemasolule. fookus, fookus, kuidas hoida kaose keskel fookust. Ebakindluse allikaks võib olla ka see, et mida inimesed tihti ütlevad, mul on nii palju asju teha. ma lihtsalt kaon ise selle keskel ära. lihtsalt jooksen, aga ma ei jõua sellega mitte kuskile. jällegi küsimus sulle, kes sa seda hetkel kuulad. mis takistab sinul fookust hoidmast? mis on see asi, kes on see inimene, mis iganes see on? mis asi on see, mis sinul takistab täna fookust hoidmast? mõtle selle peale. nüüd, kui sa oled selle peale mõelnud, siis üks ülihuvitav aspekt on see, et kui me kerime ajas tagasi, mitte isegi väga palju, ma ei pea 3 põlvkonda tagasi kerima, vaid 2 põlvkonda näiteks. üks põlvkond, sõltub, kes sa oled, kes sa mind kuulad. aga fakt on see, et mitte väga kauges minevikus meil ei olnud robottolmuimejat, nõudepesumasinat, lihtsalt pesumasinat, robotmuruniidukid, robotaknapesijad. mis meil veel olemas on, kõik asjad, mis meil kuskil pesevad ja küürivad. lisaks sellele meil on selline ühendus. ka mina räägin täna sinuga tänu sellele, et meil on tehnoloogia nii palju arenenud, et sa teed 2 klikki ja sa juba saad mind kuulata. me oleme juba ühenduses, ükskõik kus sa tegelikult ju oled. rääkimata tehisintellektist ja kõigest muust. aga ometi kõik, ja ma ei rääkinud veel isegi soojast dušist, mis tundub nii enesestmõistetav, et see on ju ilma selleta meil on inimõigused kadunud, me räägime. et mitte väga palju tagasi meil ei olnud neid tolmuimejaid, meil ei olnud sooja duši, me ei söönud nii palju sooja toitu, me ei söönud üldse nii palju. meil on kõik see abi, me saame isegi toitu koju tellida valmis kujul mis iganes kujul. aga ometi meie elu läheb justkui aina kiiremaks ja mul on ainult rohkem teha. mis sest, et meil on täna abilised, kellest jällegi väga vähe aega tagasi väga paljud inimesed ei osanud isegi unistada. täna nad on olemas. meil peaks olema meeletult palju aega, vaba aega teha, mis tahta, aga midagi on ikkagi jama. mingi asi on ikkagi, mis nagu segab. ma tõin siia jälle 3 asja. mulle meeldib 3. 3 on hea meelde jätta, 2-3 on selline oluline. ja üks väike asi, mida teil kaasa võtta. kui te lähete tulevikus kuskile koolitusele, siis kui ka koolitaja lubab, et ta annab kõik uus info, mis te pole kunagi kuulnud, terve koolitus on ainult uus info, siis ärge võtke seda koolitust. Te ei taha sellist infot, mis on teile totaalselt uus. kuidas inimene õpib, on see, et sul on enamus infot, mida sa juba tead, siis sinna sisse istutatakse see uus info. näiteks, kui sa läheksid hetkel, eeldusel, et sa ei ole NASA kosmoseteadlane, kui sa lähed täna loengule, mis kestab 4 tundi ja sul räägitakse detailseid, viimse detailini välja, kuidas see tehnoloogia töötab. ma olen võrdlemisi kindel, et sa ei saaks sealt suurt midagi aru, sest see on täiesti müstika. sul puuduvad eelnevad teadmised, sul ei ole midagi, kuhu külge see uus info haagib. ehk siis sa tahad alati hoida seda põhiinfot, mis sa juba tead ja sa istutad selle uue info sinna külge. tuleme siia tagasi. prioriteedid. üks asi, mida prioritiseerimise puhul tuleb A ja O-na alati välja tuua, on see,
et prioritiseerimine ei ole see, et ma tõstan seda 100 asja ringi, ma tõstan 95. asja kolmandaks, kolmanda asja panen 95. ja nii edasi. et tihti ka minu kliendid tulevad, ma pean aega paremini juhtima. mul on nii palju asju teha, ma pean kuidagi paremini prioritiseerima hakkama. et prioritiseerimine on ennekõike tähtsa asja või väga tähtsa asja identifitseerimine ja ülejäänud asjad kõrvale heitmine. 100 asja, kui sul on 100 asja teha nädala jooksul, ükskõik mis pidi sa neid asju tõstad, sul on ikkagi meeletult palju teha, sul ei tule sellist rohkem energiat, sa oled ikkagi väsinud. ehk siis prioritiseerimine on oluline selle poole pealt, et sa viskad, mis asjad sa ära viskad, see on see essence nii-öelda seal sees. ja otsustamatus. kui ma ei tea, mida ma täpselt soovin, isiklikult ma ei tea, mida ma elult soovin, siis kuidas ma oskan vastata küsimusele, millal ma siis ütlen jah, millele või kellele ja millele või kellele ma ütlen ei. töörollis, ametialases rollis mõnevõrra sarnaselt üks juhtimist gurusid, Peter Drucker, on hästi välja toonud, et iga roll, kus keegi on, see lahendab ühte suurt põhilist probleemi. kui sa oled kuskil ametis ja rollis ja sa ei tea, mis su põhiline probleem on, mida sa lahendad, siis jällegi, kuidas sa otsustad, millele öelda ei, millele öelda jah. tundub, et ma pean igale koosolekule minema. tundub, et ma pean päris paljudele meilidele vastama ja kõigega tegelema. kogu aeg on tegemist, aga mitte kuskile ei jõua. et noh. ja kolmas on siis see kogu energiatase, mis sõltub kahest esimesest. meil on piiratud kogus energiat ja see tihti saab lihtsalt otsa selleks hetkeks, kui me hakkame mingeid päris asju tegema. ma toon siia juurde ühe hästi vahva loo, millest natuke ka see taustapilt on inspireeritud. ütleme, et oli üks noormees, kes soovis rikkaks saada. ta soovis teenida palju raha. see oli tal väga tugev soov ja ta mõtles, et kuidas ma siin edasi saan liikuda, et kes mind selles osas aitaks. hästi hea mõte. ta leidis ühe guru. Erik Toomas on mälu järgi selle loo nagu autor. ta leidis guru ja ütles gurule, et ma tahan palju raha teenida, aita mind, mis ma tegema pean. guru ütles, suurepärane. homme 4:30 hommikul ole rannas. saame kokku. vaatame. öö läks mööda. kell oli 4:30 ja noor mees oli rannas, ülikond seljas, valmis raha teenima. kui ta randa jõudis, siis seesama kiilaspäine guru, ta ei seisnud liiva peal. see kiilaspäine guru seisis umbes nabani vees. noormees mõtles, et okei, kummaline, aga kuna ta on guru, siis ma lähen ka. ja läks selle guru juurde, ütles, et ma olen siin, ma olen valmis, ma ärkasin väga vara üles. nüüd ütle mulle, mida ma tegema pean. selle asemel, et midagi öelda, guru võttis selle noormehe peast kinni ja surus ta vee alla. noormees sattus paanikasse, kuna ta tahtis hingata õhku. rapsis seal, guru hoidis teda tükk aega kinni. ja vahetult enne, kui see noormees hakkas siis ära minestama, tõmbas guru ta välja. noormees ahmis õhku ja küsis siis ärritunud guru käest, et hulluks oled läinud, et
ma ei saanud ju hingata seal vee all. Kuru küsis väga rahulikult. Mis asi see oli, millele sa mõtlesid, kui sa seal vee all olid? Ja Normes vastas. Ma mõtlesin sellest, et saada järgmist õhku, saada järgmist hingetõmmet, et elus püsida. Ma soovisin õhku saada. Ja Kuru vastas talle. Kui sa soovid edukaks saada, kui sa soovid raha teenida, siis sinu eesmärk peab olema nii selge, nagu sul just hetked tagasi oli. Ja sinu tahe peab olema niisama tugev, nagu sinu tahe oli just siis, kui su pea oli vee all ja sa soovisid õhku. See on eesmärgi seadmise tugevus. Sa tead täpselt, mida sa tahad ja sa tead, et sa tahad seda ülipalju. Ja see aitab kogu selle fookuse, kogu selle kaose vastu, mis su ümber on. Kui sa tead täpselt, et sa tahad õhku, siis see ei pea nii ekstreemne päriselus olema, aga illustreerimiseks ülihea näide. Kui sa oled vee all, sa tahad hingata, siis ma võin sulle pakkuda autot, ma võin sulle pakkuda tasuta lõunasööki, ma võin sulle pakkuda ilusaid riideid. Sa tahad õhku, sa ütled nendele kõikidele teistele asjadele ei. Sa tead, mida sa tahad ja see ei ole see, mis sa tahad. Meie põhiline probleem tihti või väljakutse tuleb sellest, kus me ei tea, millal öelda jah, millal ei, sest kõik tundub atraktiivne, kõik tundub äge, põnev. Ja eesmärgi kontekstis jällegi hästi oluline on see, et me ei räägi sellest, et me ei oska teha vahet heal ja halval. Vastupidi, me oskame väga hästi heal ja halval vahet teha. Kus läheb keeruliseks, on see, kui me peame hakkama valima hea ja väga hea vahel. Kus läheb veel keerulisemaks, on olukorrad, kus me peame valima suurepärase ja väga hea vahel. Need on need keerulised, mille vahel on raske valida. Seal on meil eesmärke vaja, mitte hea ja halva vahel nii-öelda. Need on lihtsad valikud jällegi. Nendega me saame hästi hakkama. Ma lugesin mõnda aega juba tagasi ühte hästi ägedat raamatut. See oli suunatud tegelikult sellele, kuidas lapsi kasvatada. Aga minu arust see, lapsed, me oleme ka kunagi lapsed olnud, see rakendub kõigile. Ja seal oli 2 poolt. Et jällegi tihti ma kuulen ka oma kliente, inimesi rääkimas sellest, et ma pean valima kas töö või eraelu. Räägitakse ka sellest, et ma pean valima kas tervis või raha, sest ma ei saa seal töötada, sest kui ma töötan, siis mul pole tervist, raha on, kui ma tulen ära, siis mul pole raha ja siis ma äkki saan tervise. Ja noh, kuni selleni välja, mis meile ka räägitakse, et ta oli vaene, aga õnnelik ja ta oli rikas, kuid õnnetu ja nii edasi. Ma tahan tänases kontekstis öelda seda, et ükskõik, mis on sinu eesmärk elus, ei ole vajalik valida õnnelikkuse ja edukuse vahel, vaid need on ühe mündi 2 eri poolt. Võin teha asja ja tööd, mida ma armastan ja võin olla seda tehes õnnelik ja mul võib olla ka piisavalt raha, kõike muud, mis ma siis soovin. Jääme selle juurde, ta on natukene idealistliku hõnguga, aga samas mina seda isiklikult väga usun ja ma tean, et on teisi ka, kes usuvad. Ja ma arvan, et ka sina ei peaks selle vahel valima. See ei ole valik, vaid need on need, mida me mõlemad soovime, sest natuke nad on omavahel seotud. Ja lähtudes sellest ja ka eelnenud jutust, mis me just rääkisime, siis vali üks asi, mida sa tänases elus soovid vähem teha, seda minimeerida või äkki täitsa likvideerida.
mis on see üks asi, mida sa teha soovid? mõtle selle peale hetke. jällegi soovitan selle kirja panna, kui sul vähegi on mahti. aga tee täpselt nii, nagu sa ise tunned, et on õige. aga mõtle läbi, mis asi see on, mida sa võiksid likvideerida oma elust. nagu ma ütlesin, siis see meie enesekindlus ja see fookus tuleb sellest oskusest, et me asju võtame oma laualt maha, mitte ei võta juurde, ei pane kuskile järgmisesse järjekorda. Läheme edasi. Läheme edasi. üks hästi vahva lugu, mis ma soovin siin lihtsalt jagada, et üldjuhul ma ei jagagi tegelikult oma klientide lugusid. ma teen vahepeal kaudseid vihjeid, kui nad selleks on nõusoleku andnud. see konkreetne case oli lihtsalt niivõrd äge. tõsiselt nagu vahva ja võimas. minu üks klient, kes tegelikult ka natukene maadles sellega, et noh, ta tuli minu juurde sellega, et ta soovis oma aega paremini planeerida. ja me olime tegelikult selle läbi teinud ja ta hiljem kuulis, et kuule, et ma teen seda sellist webinari coaching'u nädala raames ja ta ütles, et Raido, sa lihtsalt pead seda harjutust jagama. jaga minu seda nagu päris harjutust, näita inimestele, et mida mina siit sain. et äkki see inspireerib neid, äkki see annab neile midagi olulist. ja mõeldud-tehtud. ja siin ta on. ja see klient, kes tegelikult soovis oma aega paremini planeerida, siis nagu on meil elus. me arvame, et see valu on ühes kohas, aga tegelikult on see teises kohas. see on nagu väiksed lapsed, et kui kuskilt valutab, siis me näitame arstile, et siit valutab. tegelikkuses võib see valu hoopis kuskil mujal olla. ja see 5 miksi harjutus on selles mõttes selline hästi lihtne. Neid analooge on erinevaid. aga mis ta mõte on tegelikult hästi lihtne ja miks ta ka toimib, sest ta ongi lihtne. sest meil iga soovi, iga asja taga on meil midagi. see ei pea olema 5 miksi, see võib olla ka sul 3 miksi, see võib olla sul ka 7 miksi. aga mõte on sama. ja ma soovitan sul seda harjutust teha siis, kui sa tunned, et on sobilik hetk, kus on vaikne ja sa saad oma mõtetega olla, oma mõtete ja tunnetega koos. ja hästi vahva, ülihea näide. klient, kes soovis tegelikult oma aega paremini planeerida. see oli see, mis valuga ta tuli. miks ta tegelikult soovis oma aega paremini planeerida, oli hoopis see, et ta tegelikult soovis, et temast kui vanaemast oleks tema lastelastele ilus ja südamlik mälestus sellest, et vanaema oli kohal. ta ei olnud tööl, ta ei olnud oma mõtetega kuskil mujal, vaid minu lapselastel oli selline vanaema, kes tegelikult nendega koos mängis, aega veetis, kuulas ja kes on nii õnnelikud, et kellel on vanaema, kes on talle mingit head nõu andnud ja see saadab sind terve elu, julgustab sind terve elu. see on hoopis midagi tugevamat, hoopis midagi sügavamat. ja kui sul on selline siht, see on võimas. võrreldes sellega, et ma tahan lihtsalt oma aega paremini planeerida. jällegi, saa aru, mis on see asi, mida sina soovid. miks sa seda just soovid ja see annab sulle sellise vabaduse ja julguse asju prioritiseerida just selliselt, et sa viskad selle maha. see ei lähe minu sellega kokku. mul on fookus kuskil mujal. ülihea lugu ja suur aitäh tegelikult, et ma seda jagada sain teiega. kui sa seda ühel hetkel kuulad. Lähme edasi oma vahva teemaga, milleks on siis see
kuidas me navigeerime just ebakindlal ajal. ja me ei saa üle ega ümber motivatsioonist ja harjumustest. ja kõige olulisem asi on harjumusest tegutseda. et ma ei räägi siin jälle, kui ma räägin ebakindlast ajast, siis motivatsiooni on vähe. Motivatsioon tuleb ju siis, kui on mingi ajend, midagi on juhtunud, midagi head, ma olen motiveeritud, ma lähen ja teen. see on sinu valik, kuidas sa tegutsed. ma arvan, et sa tead seda väga hästi. motivatsiooni, seda õiget tunnet ootama jäädes võid päris kaua oodata. vahepeal saad tegutseda, aga vahepeal on päris palju selliseid perioode, kus sa justkui ei tegutse, kuna seda õiget tunnet sees ei ole. ja harjumus tegutseda on ülioluline, sest see, kes tegutseb pidevalt, see on valgusaastate kaugusel sellest, kes ootab järgmist motivatsioonilainet. nii on, see lihtsalt nii on, jäta see endale meelde. ja kolm sellist väikest nippi selleks. jällegi, nagu ma ütlesin, et siis ma olen neid ise proovinud, korduvalt rakendanud. minu kliendid on neid teinud ja need tegelikult on jällegi, nad baseeruvad teaduslikel uuringutel. kellel on huvi, küsi mu käest, ma jagan neid allikaid ka. aga 3 mõtet siia. seda sa kindlasti tead. aga selle kõige väiksema sammuga on alati see, et sa tead seda, et mis on see kõige väiksem samm, mis ma teha saan. ja sa ei tee seda sammu. et selle väikse sammuga ta on selline 2 teraga mõõk. ühelt poolt see väiksem samm, see peab olema nii lihtne, et sul on lausa piinlik seda mitte teha, sest see on nii lihtne, sa saad selle tee nii väikesteks osadeks. seda on lihtne teha. nagu lihtsate asjadega tegelikult sa tead väga hästi. lihtsaid asju on lihtne teha. ja lihtsate asjadega on ka see, et neid on lihtne mitte teha. selle mõte on see, et hoia ennast liikumas, tee see väike samm, tee see nii väike kui vähegi võimalik. kui sul on vaja referaat kirjutada, siis tee lihtsalt täna see Wordi fail valmis, kirjuta peale referaat ja pane kinni, tehtud. homme kirjutad pealkirja või otsid esimese allika. paned esimesed mõtted kirja, jälle kinni. oluline on hoida ennast tegutsemas. ja ma ei räägi sellest, et kui ma olen haige, ma ei suuda mitte midagi teha, siis ma lihtsalt punnitan. ma räägin sellest, et sa teed järjepidevalt väikseid samme, mis sind viivad sinna, kuhu sa soovid. kui ma soovin oma lapselapsel olla olemas, ma soovin, et tal oleks selline ilus mälestus minust, siis kuigi ma elan kaugel, siis ma helistan talle täna. või homme ma tean, et tal on see tähtis kontrolltöö, ma saadan talle homme sõnumi. edu sulle. kõik. väiksed sammud, mida on väga lihtne teha, aga nad aitavad sind reel hoida. 2 veel. tihti on elus palju mõtteid, pea keerleb ideedest, kohustustest ja kõikidest asjadest, mida veel tegema peaks. üks asi, mida soovitatakse, on see, et pane 2 minuti jooksul kõik kirja, pane stopper käima ja pane kõik mõtted kirja, mis sealt tulevad. ära mõtle sõnastuse peale, ära mõtle selle peale, kuidas käekiri on ja nii edasi. paned lihtsalt kirja. tee see läbi ja sa juba näed, et sul on see ports on juba selge. ahah, need on need, see pole üldse oluline. vot see on oluline. ja 3. harjutus on selline 10 minutit. ta natukene käib selle esimesega koos. minul on igasuguste arvete maksmine üks kõige tüütumaid asju üldse. ja selle 10 minuti mõte on see, et tee midagi, mis on vastumeelne, aga ka kasulik, mitte lihtsalt vastumeelne. tee seda 10 minutit ja siis pane kinni. pane kasvõi stopper käima ja ütle endale, et sa teed seda 10 minutit. ainult 10 minutit. see võlu on see,
tihti sa vaatad, et okei, ma teen selle ära, tegelikult ju kulub ainult 15 minutit ja see on tehtud. see tunne, kui sa teed selle tüütu asja ära, see on tunne, see on jälle selline väike, aga oluline võit sulle. võta need asjad kaasa, aga põhiline asi on see, et tekita omale harjumust tegutseda ja tee seda mõistlikult. ja sa hoiad ennast hästi liikumas, ära seda motivatsiooni ainet eraldi oota. mis on hästi oluline tegelikult, kui me räägime nüüd sellest jällegi veel enesekindlusest ja eesmärgi seadmisest, nagu me alguses ütlesime, siis me teeme päevas ülipalju otsuseid. me teeme suurusjärgus 35 000 otsust. noh, ja me räägime sellest, et väga suur osa nendest otsustest on alateadlikud. ehk kui ma siin teiega räägin, kuskil käib mingi kraps, noh, mu silmad liiguvad, võib-olla liigub pea ka. piimapakk hakkab maha kukkuma, ma hüppan eest ära, juba vaat. valgusfoorid, põleb, mis tuli, auto tuleb, ei tule, lifti nupud, mida vajutan, mida ei vajuta, mis jalanõud välja panen või jalga panen, mis pidi ma paelatse on. me teeme ülipalju otsuseid päevas. alateadlikult, sest aju on need ära automatiseerinud. ma ei pea neid kogu aeg uuesti mõtlema. noh, ma ei pea uuesti hakkama mõtlema, et kui ma söön kartulit, kas see kartul on, kas see on ikkagi, mida ma peaksin sööma või see on äkki ohtlik minu tervisele, mida ma teeksin näiteks totaalselt uue toiduga, mida ma pole varem söönud, mis maitsega see on. ja mis on siin oluline, on tegelikult, et need teadlikud otsused, need on meil väga vähe. natuke üle 100 teadliku otsuse teeme siis me nii-öelda päriselt päevas. teadlik otsus, mida ma siis täna selga panen. teadlik otsus, mis kell ma täna siis koju lähen, see võib ka olla alateadlik, eks. et me teeme neid teadlikke otsuseid, noh, ka tööl mingisugune otsus, et me suurendame eelarvet või me ei suurenda. kas see asi, mis nüüd lauale tuli, mis pidime seda otsustame, kas me lubame erandid või ei luba, need on teadlikud otsused. ja selline fun fact on hästi huvitav tegelikult, et näiteks kui sa õhtuti kipud rohkem sööma, magusat eelkõige, tahad sellega stressi leevendada, siis see nii-öelda aju su esimene osa, prefrontaalne korteks on tegelikult see, mis on selline nii-öelda teadliku otsustuse keskus. ja ta teeb päev otsa otsuseid, noh, need 100+ otsust. õhtuks on see aju osa lihtsalt ära kurnatud. sa tead õhtul ka, et sa ei peaks sööma pakki komme. aga kuna sinu prefrontaalne korteks ehk siis see gatekeeper, see hunt, kes seal värava ees on, ta on lihtsalt tolleks hetkeks väsinud. siis et okei, täna söön. ühesõnaga, kui sa sellist asja tunned, siis sa tegelikult oledki oma selle teadliku otsustuskeskuse ajus ära kurnanud ja sa ei suuda enam sellega toime tulla, et ta lihtsalt annab alla ühel hetkel. inimesi, kes läbi põlevad, see aju lihtsalt kurnatud ja ta ei taastu enam hommikuks ära, ta ei taastu enam pärast nädalavahetust ära, ta ei taastu ka pärast puhkust ära, lihtsalt sa oled selle nii üle koormanud ja tal on vaja totaalselt pikemat puhkust. aga kui me räägime enesekindlusest, kui me räägime sellest, et ma tunnen ennast hästi selle kõige infomüra keskel ja valikute müra ja rohkuse keskel, siis kui sa sead eesmärke, siis aju hakkab automatiseerima ka neid kohti või neid otsuseid, mida sa teed alateadlikult. näiteks, kes on kunagi autot ostnud, siis ühel hetkel sa tõenäoliselt oled märganud, et autot ostnud ja otsinud, sellel otseselt pole vahet. aga sa oled ühel hetkel tõenäoliselt märganud seda, et huvitav, et neid autosid, mida mina nüüd hakkan ostma või olen ostnud, neid on päris palju linna peal, neid huvitav, see Subaru on igal pool praegu.
või see Opel või mis iganes autot sa ostad. Huvitav, justkui tundub, et neid on korraga tekkinud linna peale palju rohkem. Tundub vist popp auto olevat. mis on tegelikult juhtunud, on see, et see pilt on täpselt samasugune, nagu ta oli eile või enne seda, kui sina selle auto ostsid. aga sinu aju, sa oled oma ajule saatnud signaali, see teema on minu jaoks oluline, otsi seda. ja su alateadvus otsib. see on sama see, et kui sa oled omale mingisuguse, ma ei tea, hakkad jooksmas käima. sa tahad kevadeks ennast kergemaks teha ja ennast paremini tunda. mingi hetk vaatad, huvitav, päris palju inimesi käib ikka viimasel ajal jooksmas, et väga äge. Need jooksjad olid enne ka seal olemas. Nad ei hakanud sinu pärast jooksma. aga märkad neid palju paremini, sest sa oled oma ajule öelnud, et see teema on mulle nüüd oluline. ja see eristab seda sellest ülejäänud nii-öelda mürast. see on sama asi, miks sa tahad teada. minule on oluline see asi. minul on oluline, et minu lapselaps mäletaks mind vanaemana, kes oli päriselt kohal ja nende jaoks olemas. ehk siis see 35 000, sealt tuleb sulle meeletult brain power'it juurde. alateadvus töötab teatavasti 24/7 ja see hakkab sind viima sinna suunda. sa näed neid asju, mida sa ennem ei näinud. sa näed seda punast autot selle kindla margiga, kuigi nad olid enne ka olemas, aga sa hakkad seda nägema. üks tehnoloogia, tehnika, mida ma jällegi soovin teiega jagada, on hästi lihtne. What if? jällegi see on töötatud välja tegelikult teadlaste poolt. ja ma usun, et sa oled ka seda kuulnud. tegelikult see, et noh, näiteks kui ma toon jälle võib-olla selle söömise näite siia juurde, et õhtuks oled väsinud ja okei, mis söön. võidki süüa. mida ma tahan öelda, et kui sa soovid olla tervislikum näiteks, siis tehnika on hästi hea see, et sa mõtled selle olukorra läbi. näiteks praegu, kui veel ei ole õhtu, sa ütled, okei, et mul õhtuti tavaliselt tuleb see, ma hakkan neid komme ja asju sööma, aga ma ei taha seda tihti süüa. ehk siis, kui mul tuleb õhtul kommiisu, siis ma teen seda, ma ei tea, ma lähen jalutama. kui mul tuleb kommiisu, siis ma söön seda banaani, mida ma olen tegelikult juba valmis pannud. That's it. kui mul tuleb kommiisu, siis ma luban, et ma helistan oma vanale sõbrale. jällegi, see on see loomulikult endale antud lubadusi on lihtne pidada ja lihtne murda. aga oluline on see, et sa mõtled selle läbi. see töötab tegelikult hästi ka töises keskkonnas, kui on keegi kolleeg, koostööpartner, kellega sul ei ole sellist sünergiat ja harmooniat ja ta isegi ärritab sind. kui tema tuleb tuppa, kui tema tuleb koosolekule, siis mida ma teen siis? okei, ma püüan näha temast seda inimlikku poolt. ma siis ei võtagi sõna, sest ma tean, et kui tema tuleb tuppa, siis ma juba ärritun. ma olen emotsionaalne, ma ei mõtle ennast nii selgelt. ma võin öelda asju, mida ma tegelikult ei taha. kui ma lähen oma abikaasaga, ma hakkan temaga vaidlema, et kes viib prügi välja, siis ma viin ise prügi välja. kui see asi juhtub, siis ma viin ise prügi välja. või ma ütlen, et ja, see on, noh, mida ma siis teen või kui meil läheb, kui me hakkame tülitsema, siis ma ütlen talle, et kui ma hakkan, ma ei tea, oma vennaga tülitsema, siis ma ütlen oma vennale, et see teema ei ole kindlasti nii oluline kui meie omavahel suhtlus. mis me teha saame? kui see juhtub, siis ma teen seda, võtan tooni maha ja nii edasi. selline hästi lihtne tehnika, aga võib sul jälle kuskil mingis olukorras abiks olla. teeme ühe sellise väikse näite. ütlen ette ära, et inglise keeles on see rikkalikum, aga siiski teeme selle ära. vaata seda slaidi,
kui sa sõidad autoga või kõnnid parasjagu, siis ma loen sulle selle kohe ette. siin on peal kirjas, et näljasena sööme ka lusika ja taldrikuga. huvitav lause. siin on meil olemas pilt mustikatest ja mingisugusest šokolaadikoogist. mulle väga maitseb see. suurepärane magustoit. aktiivsus, liigud, kulutad seda energiat, mis sa oled söönud. ja siis on veel üks tumeda peaga naisterahvas sööb väga rõõmsal moel õhtusööki. väga suur taldrik on tal ees. küünlad on seal ja siis on meil kirjas, et nii hea on mõnikord lihtsalt toitu nautida. nüüd tuleb sinu roll. oled valmis? ma panen järgmise slaidi ja nüüd tuleb sinu roll ja ütle, mis sa siin näed. 1, 2 ja 3. mis sõna sa siin näed? see sõna, mida sa näed, sa võisid öelda võrdlemisi lihtsalt, et see on supp. ja nagu ma ütlesin, et inglise keeles töötab see näide väga hästi, kuna inglise keeles on S ja P ja nii-öelda siis kaks sõna siia vahele. Neid sõnu on lihtsalt nii palju rohkem ja see näitab seda keelerikkust. aga kui sa ütlesid ka seep, siis ka see on õige. see mõte on tegelikult see, et see, mida me kogeme, see, mis keskkonnas me oleme, see, mis uudiseid ja infot me loeme, see mõjutab seda, mida me näeme. noh, inglise keeles on siin näiteks spark. Neid sõnu on siin kõvasti veel. noh, swap, slap, skip ja nii edasi, mitte soap on ju või soup. see kõik mõjutab meid, mis on meie ümber. üks hea uuring, mida tehti, jällegi ma võin seda jagada. uuring, kus inimesed tegelikult nad öeldi neile, et uuritakse tegelikult teie toitumisharjumusi, ühes kohas sööte ära ja siis lähte pärast teise puhketuppa puhkama ja nii edasi. mida neil tegelikult tehti, oli see, et samal ajal kui nad sõid, näidati kahele grupile, näidati seal sööklas lihtsalt pilte. üks grupp sai sõnadeks, ma ei tea, spordipäev, jooksmine, kõiki sõnad, mis olid justkui sellise aktiivse eluviisiga ja noorusega, kõige sellega seotud. ja teisele grupile näidati, ma ei tea, hobusesalv, rulaator, vanadekodu ja nii edasi. noh, pilte ja kuigi kuskil, noh, seal ei mainitud, nendest ei tehtud juttu, nad lihtsalt olid taustal. ja mis juhtus, oli see, et tegelikult need inimesed, kellele näidati selliseid spordiga seotud pilte, need liikusid sealt sööklast sinna puhketuppa oma sellise keskmise tempoga võrreldes tunduvalt kiiremini kui need, kellele näidati siis pilte, mis seostusid vanadusega. mis sest, et nad tegelikult olid sellised 25–35 aastat inimesed kõik. Need, kellele näidati pilte, mis seostusid vanadusega, vanadekoduga, need inimesed liikusid alateadlikult punktist A punkti B aeglasemalt. see, mis meie ümber on, mõjutab meid ja see mõjutab meie enesekindlust, see mõjutab ka meie seda võimet hoida fookust. ole tähelepanelik, keda, mida sa ümber lased, keda sa seal hoiad, mis infot sa tarbid. hästi vahva asi. ja me hakkame jõudma lõpule. me hakkame jõudma lõpule ja selleks üks väike asi jälle sulle kaasa võtta. oluline ei ole selline ühekordne suur asi, mis sa ära teed. ei ole oluline pesta hambaid 30 minutit järjest. oluline on pesta hambaid nädal aega 2 korda päevas 2 minutit. ei ole oluline, ei taha öelda, et ei ole oluline, ei ole niivõrd suure mõjuga
kui sa tood oma kaasale ühe korra aastas lilli versus see, et sa ütled igapäevaselt või ülepäevaselt, kui kallis ta sulle on. Viid selle prügikotti välja iga nädal, üle päeva. Samamoodi on sinu enda eesmärkide suunal liikumisega. Väiksed sammud on tunduvalt tugevama mõjuga kui mingi ühekordne tegevus. Ühekordselt lähen teen 8 tundi järjest trenni, sa ei saa sellest vormi. aga kui sa teed 20 minutit, võib-olla iga päev üle päeva, siis ühel hetkel sa saad vormi. Vähemalt see nii-öelda parandab su seisundit tunduvalt rohkem kui see ühekordne suur boost. mida ma siit tahan sulle kaasa anda, tegelikult on see, et ole järjepidev, tee väikseid samme, see on kordades olulisem kui mingid suured pingutused ja sellised öised üleval olemised ja nii edasi, et noh, las see jääb sul sinna tudengiaega, kui sa seda tegid seal. ma ei soovita seda, see on ajuvaba, aga noh, las ta jääb sinna, sa ei pea seda terve elu endaga kaasas tassima. üks asi, mida ma palun sul kaasa võtta, nagu me rääkisime, aga puudutasime põgusalt sinu energiat. ükskõik kuhu poole sa elus liigud, mida sa teed, siis sinu isiklik füüsiline ja mentaalne energia on ka kindlasti ühed sinu enesekindluse allikad. Lae ennast tihedamini kui see 2 nädalat, mida sa iga aasta korra puhkad. pane endale täna kirja see, mis on see üks tegevus, millega sa mida sa teed, millest sa saad energiat. see peab olema vähemalt iganädalane. loomulikult kirss tordil on see, kui sul on kuus mingi eriti suur asi või kvartalis, jälle, kuidas sulle sobib. aga nädalas sellest ma ei saa taganeda. sul peab olema iga nädal mingi asi, mis sind motiveerib, sind hoiab tippvormis. mõtle selle peale, see on see. võta see siit endaga kaasa. minu soe soovitus sulle. kuna sa vaatad seda videot, siis laivis sa minu käest küsida ei saa. aga mõtle see enda jaoks veel läbi, mis sa täna siin kogesid. jällegi soovitan sul selle ka kirja panna oma sõnadega, läbi oma mõtete ja läbi oma käe. ja mis on hästi vahva see, jällegi me täiskasvanud õpime selliselt, kui me neid asju tagasi peegeldame, mida ma siis päriselt kuulsin, mida ma õppisin, sest sa paned need oma kastmesse, sa lased selle info, mida sa said endast läbi ja see tuleb sinule sobilikul kujul sinust välja. ja saa mõne tuttavaga kokku, mõne sõbraga, kirjuta sellest postitus või pane lihtsalt kirja ja jäta see endale. aga lase see endast läbi. mida sa siit tänasest kaasa võtsid? see võib olla paar sõna, see võib olla paar lauset, paar lõiku, nii kuidas sulle endale tundub. aga lase see endast läbi ja võta siit välja see, mis siit välja tuleb. kui sul tekkis küsimusi ja mõtteid, anna mulle sellest märku. ma hea meelega kuulan seda ja peegeldan oma mõtted sulle tagasi. ma panin ise ka mõned märksõnad siia veel. et ka ise ma teen ju tagasipeegeldusest, mina ise tahan ka seda veel kord reflekteerida. ehk siis stopp asjad. selleks, et olla enesekindel ka ebakindlal ajal, sa vajad sihti, nagu me rääkisime sellest kooliõpetajast, kelle ebakindlus oli see, et koolis oli vähe ressursse, aga tema eesmärk oli see, et igal lapsele aidata ennast tunda väärtuslikumana. hoia seda sihti või see vanaema, kes soovis, et ta lapselapsed mäletaksid teda sellisena, kes oli päriselt kohal. sul on oma sihti sellist vaja. mina väga soovitan, see on ülioluline. see annab sulle selle hea tunde, millega sa hommikul voodist püsti tõused. ja kui sa seda eesmärki sead, siis pea meeles, et sa võid valida
nii seda, et sa tunned ennast õnnelikuna, kui ka seda, et sa tunned ennast edukana. Need on mõlemad, mis peaksid olema sinu eesmärgi sees. kui sa need oled ära teinud, sul on oma eesmärk olemas, siis sa hakkad märkama seda sinu jaoks nii-öelda punast autot. mis on need asjad, need inimesed, need sündmused, need teed, mida ma pean valima ja mida ma kindlasti valima ei peaks, et oma eesmärgi poole liikuda. su tee läheb selgeks ja sa näed neid võimalusi. ja kõige selle juures on ülioluline, et sa hoiaksid oma energiat, oma mentaalset ja füüsilist energiat sinu jaoks tipptasemel, kuna elu on tippsport ja selle kõige nautimiseks, selle kõige elamiseks on vaja energiat ja oma süsteemi. tea, kellega sa kokku puutud, mis infot sa tarbid, kes mõjutab sind. kas sa jõuad nagu seebini või sa jõuad supini või sa jõuad mingi muu asjani. hoia see endal meeles. ja see aitab sind, sul aitab hoida enesekindlust, see aitab hoida sul sellist mõnusat rahulolu ja seda väga head tunnet sees. tead küll, millest ma räägin, sa oled seda kindlasti kogenud. ja mis ma lõpetuseks ütlen? lõpetuseks ütlen seda, et tee see üks samm täna ära. ära tee seda homme, tee täna ära. sina oskad seda öelda, mis see on, aga tee üks samm täna ära. ära ütle jälle homme, vaid tee see täna ära, sest mingil põhjusel sa oled juba seda videot lõpuni kuulanud. tee see täna ära. ja alusta selle teekonnaga, mis on väärt kõndimist, läbimist, jooksmist, vahel ka roomamist. aga tee see oma teekond. pane sellele täna nurgakivi. ja üks selline hea pilt, mis ma püüdsin seal visualiseerida, mis mulle hästi sümpaatne on see, et elu on nagu selline mingi maastik, kus me läbi läheme. ja selle maastiku peal on alati igasugused kivid, suuremad, väiksemad. ja me ei tea, kui kaugele me elus jõuame sellel maastikul, sest see maastik on ju lõpmatu. aga ma tahan seda, et igal hetkel ma saan selja taha vaadata ja ma tean, et kõik võimalused, kõik poolvõimalused ka, aga mitte võimalused, mis elus olid. et ma kõiki vaatasin sinna sisse. et ma proovisin need kõik ära, mis minu kaardid on, ma võtsin sealt nagu viimast. kõik need kivid, mis minu teele jäid, mitte ükski ei ole praegu samas kohas, kõik on ringi keeratud. Nad on kõik minuga juba kokku puutunud ja ma ei tulnud elust lihtsalt joostes läbi, vaid ma reaalselt pöörasin iga selle kivi ringi. see on viimane mõte, mis ma teile täna soovin kaasa anda. kui sul on mingeid soove, sa näed, et minu mõtted, väärtushinnangud, mida ma siin ka täna esitasin, on sulle abiks, väärtuseks, anna sellest märku, suhtleme ja mine oma teel julgelt edasi. aitäh sulle kuulamast.